Täna alustasime siis toimetamist kere kallal. Selle tarvis muretsesin värvi eemaldajat. Sellega olen siis 3 korda seda tiiba juba töötlenud. Kõvasti olen seda kihti maha saanud. Ülejäänu lasen juba lihvmasinaga ära. Kuid võib öelda, et täitsa toimib ja abiks on ta ikka. Siit lasen ma veidi veel vahendid peale ja jätan ta siia toimima ning siis asun juba eesistanget eemaldama. Selle tarvis võtsin juba võred eest ära. Siin all laukudes on ühel pool on üks polt, teisel pool on teine polt. Tegelikult ma keerusin ta juba lahti ka. Mis siin lahti võttes selgus oli, et see stange on puruks. Siit oli mingid väga veidrad traatkinnitused tehtud. Originaalkinnitus on kaduma läinud. Ja seest on ka siit päris palju puudu. Ühesõnaga selle stangega ei ole väga midagi teha. Siit küljest ma võtan kõik tuled, võred, liistud ära ja ülejäänu on suht prügi. Vahepeal sai siis stange ära võetud. Iluvõre, tiivad. Põhimõtteliselt reilingud ka katuselt ja antenn. Ühesõnaga auto on nüüd lihvimiseks valmis. Ja siit edasi tuleb ainult nüüd teha sükest nüridlet lihvimistööd. Siit selle juhipoolse poritiiva. Siit mõned roostikohad tulid välja. Need on vaja üle töödelda. Siis tagaluugi. Ja selle kõige hullema tagatiiva. Siit on ka siis näha, mis siit välja tuli. Selle samamoodi kõik üle töötlema roostekaitsega ning siis võiks olla juba okei. Oleme natuke toimetanud, räägiks siis kapott. Selle matistasime ära, katuse, selle käisime üle ja natuke puhastasin veel tiivad üle. Roostekaitse vahend, mis ma peale panin, tundub see muudab osa plekki lillaks, nii et midagi ta ikka teeb. Kuid jah, nüüd nende ustega ei tee me midagi. Võtan teisest garaažist teised uksed ja hakkame neid lihvima. Vahepeal on väljas sadama hakanud, aga oleme oma jupid siia sisse kolinud. Üleliigse eemaldanud ning hakkame nüüd siis neid detailhaaval lihvima. Siin on siis 4 ust ja 2 poritiiba. Stanged on ka veel ootamas, aga küll nendeni ka jõuame. Nüüdseks oleme jõudnud nii kaugele, et uksed on valmis seespoolt värvimiseks. Alustame siis esiustest. Tagumised ootavad siinpool ja ühte esitiiba ka veidi parandasin klaasriide ja vaiguga natuke tugevamaks. Esimest korda teen, ma ei tea, mis siit välja tuleb, aga eks vaatame koos. Nüüd korra võiks piiluda. No, põhimõtteliselt on nii, nagu ma tahtsin. Et värvikamber tunduks ehtsam, panime puhuri lõhkuma ja lõpuks oleme jõudnud siis siiamaale, et hakkame autole värvi peale kandma. Mõningased vihjed juba põrandalt paistavad, kuid eks järgmises videos näete juba täpsemalt.